nii, ühesõnaga see väike whitecodingu õpetus, eelkõige Cloud Code võib-olla on huvitavam sellest osa, mida võib-olla kõik ei ole veel proovinud. Et asi, mida ma nagu ei usuks, et mina teile räägiks, kuna ma olen alati olnud väga skeptiline. Et ma olen AI nagu teie ilmselt aasta kasutanud ja lasknud tal autocomplete'i teha ja lasknud tal mõned funktsioonid kirjutada ja aga siis ma kuulsin ühelt ja teiselt poolt, et Cloud Code on äge ja okei, no proovime siis, andsin talle 24 € ja tõesti oli nagu päris äge, aga väga ruttu sai see limiit nagu täis, et seal iga 4 tunni tagant resetid ja sul on mingi nädala limiit. Ja see 4 tunni limiit sai mul siuke, olenevalt kuidas ma kasutasin, poole tunni kuni 2 tunniga täis alati. Siis ma andsin talle 100 € ja siis ma tegin see esmaspäev ühe 14-tunnise tööpäeva, mis ise võib-olla ei ole minu üks eriline, aga see, kui palju ma tehtud sain selle 14 tunniga, oli lihtsalt müstiline. Oota, see 100 € ei andnud lihtsalt ühekordset raha, vaid see on kuumaks? See on kuumaks, jah. Eks ta on nagu suht kallis. Aga tundub seda väärt, isegi enda rahakotist makstes. Ja ühesõnaga selle päeva jooksul ma kirjutasin väga vähe koodi. Kui peaaegu üldse mitte. Ma kirjutasin temale väga palju ja ma kirjutasin spekke väga palju. Aga see, kui hästi ta tegelikult oskab toimetada, kui sa teda juhendad ja kuidas ta nagu suudab õppida sinu konventsioonidest, et see on nagu suht amazing. Et seepärast ma mõtlesin, et ma teen siukse väikse ülevaate, kuidas Cloud'i kasutada. Et ma alguses tahtsin ka, et ma teen teile mingit laivi demo. Siis ma mõtlesin, et ilmselt ei taha vaadata, kuidas ma siin oma kirjavigu parandan ja trükin ja siis vaadata 2 minutit, kuidas Cloud mõtleb. Et siis ma katsetasin esimest korda mingisuguse video salvestada ja näitan teile seda hoopis. Vaatame, kuidas see töötab. Ühesõnaga alustame sellest, et mida ma proovin teha. Mul oli siuke mõte, et kui ma teen mingit sellist videot, et oleks äge, kui screen recording'u peale jääks, et kui kaua aega mul selle tegemiseks kulub. Eks ma tahtsin teha mingi lihtsa taimeri, mis on, mis on kõige muu peal. Ma saan seda käima ja kinni panna, siis ta lihtsalt tiksub niimoodi, et ta jääb mu screen recording'u peale. Ja mul ei lörra aim, kuidas siukest asja teha. Nii et ma alustasin lihtsalt otsast pihta ja hakkasin defineerima, mida ma tahan teha ja et mõtlen ise välja, kuidas seda siis välja mõelda. Siin on lihtsalt väike demo, et mis see lõpptulemus võiks siis olla. Ja sul on mingisugune timeri fail ka. Siin timeri failis ta siis salvestab selle aja, et seda saab muuta ka. Eks kui sa paned ta kinni lahti, siis ta restoorib selle aja. Ja ta lubab jooksutada ainult ühte instantsi, et sa ei saa mitut korraga tööle panna. Siuke võrdlemisi lihtne asi, aga ei ole asi, mida ma saan kuskil Reactis või TypeScriptis teha. Nii et hakkame pihta, väga basic, teeme GitHubi endale repo. Kloonime selle. Taimeri jookseb. Taimeri jookseb, ma ei ole teinud. See, mida te näete, on nii-öelda esimest korda selle tegemine, eks ma ei harjutanud seda kuidagi ette. Ehk siis kõik probleemid, asjad, mis mul tekivad, on need, mis mul päriselt nagu tekkisid. Et see ei ole nii-öelda teist korda tehtud. Nii, võtan oma veest koodi ja hakkan siis nii-öelda nõudeid kirja panema. Ma nimetasin seda PRD-ks, Product Requirements dokument, aga tegelikult vaheti jälle tema jaoks. Ja see samm on tegelikult kõige olulisem. See on see, kuhu tuleb panna palju aega. Ehk siis võimalikult täpselt kirjeldada ära, mida sa tahad teha. Et abiks on alati näited, et kui ma ütlen talle, et ma ei tea näite aega, siis ma näitan talle mingi näite ka, et ma ei tea formati seda näiteks niimoodi. Täpselt milline see välja peab nägema, kuidas seda töötavad. Et see näide on väga lihtne. Ühes teises projektis, mida ma olen teinud, oli see dokument mul mingisugune 500 rida. Ja selle pealt ehitas mul kõik andmemudelid asjad nagu, mida täpsemalt sa suudad kirja panna asjad, selle parema tulemuse sa saad. Ehk siis
garbage in, garbage out nagu ikka. ehk siis põhimõtteliselt selle peale tasub aega panna, kirjelda täpselt ära, mida sul vaja teha on, selle parema tulemuse sa nagu kohe saad ka. sellega saab ka aidata. sellega saab ka aidata ja seda ma olen ka palju kasutanud. ehk siis mina tavaliselt teen nii-öelda esimese drafti ja siis ma hakkan AI-ga põrgatama. et näe, mul on niisugused mõtted, mille peale ma ei mõelnud, kritiseeri mu ideid ja nagu niimoodi edasi-tagasi põrgatades saabki selle veel palju paremaks. nii, nüüd ma võtan siis Claude'i konsooli lahti. ehk siis Claude'i saab kasutada mitut moodi. saab kasutada terminalis, mida mina siin teen. on olemas ka VS Code'i extension, kus UI on natukene ümmargusem, aga ma mõnda aega kasutasingi seda. aga lõpuks ma jõudsin ikkagi terminali tagasi, sest et terminal on kuidagi võimsam. üks natuke pead sellega harjuma ja pead mõned shortcut'id selgeks õppima, kuidas ma saan mõni terve rea ära kustutada. aga üldiselt see töötab nagu hästi. ja siin nüüd ongi täiesti värske sessioon, tegin oma requirements dokumendi ära. ja nüüd ma ütlen talle, et okei, ma tahaks nüüd projekti tegema, et loe mu seda PRD faili. ja küsisin ta käest, et mis ta sellest arvab ja mis asju ma ära olen unustanud. ehk seesama põrgatamise faas. ehk siis palusin tal küsida mult küsimusi ja arutada. ta küsis mu käest, et ma ei tea, kuidas kinni saab panna ja kuidas ma saan reset ida ja nii edasi. ja siis ma vastan tema küsimustele. ja niimoodi põrgatangi edasi-tagasi nagu korduvalt, kuni me mõlemad oleme nende requirements idega rahul. ehk siis ära tee lihtsalt, et üks prompt, et kuna ma tahan teha taimeri äppi, vaid tee kõigepealt nõuded, põrgata temaga, kui kõik olulised probleemid tunduvad lahendatud ja sa saad kohe esimese korraga nagu parema tulemuse. eks jällegi asi, mille peale on väärt nagu aega panna. nii, ma vaikselt vastan talle midagi. siis ta mõtleb natukene, et tal tuli näiteks mingi probleem, et aga mis siis, kui üle 24 tunni läheb, väga hea point. Formatime siis näiteks, et mitu päeva on kulunud ja kui palju aega otsa. nii, saad vaadata ikka, kuidas ma lükkan. ja siis ma palun, et uuenda see PRD fail ka nende otsustega ära. ehk siis lihtsalt, et see jääb konteksti alles, aga ta reaalselt uuendab selle failiga. nii, tegi muudatused. nüüd ma lähen VS Code'i, loen selle uuesti üle. okei, tundub mõistlik. see on hea point, et see dokument ära uuendada, sellepärast kontekstiga on seotud ka mingi hetk võib ära unustada. jah, kontekst saab ükskord täis ja siis ta kompaktid seda ja siis ta unustab kohe täis. ja siis sa ei tea, mida ta unustas ja mida ta ei tea. jah. nii. ma küsin, et aga mis ma veel ära unustasin siis ta uuesti mõtleb. nii, nüüd ta tegi veel mingisuguse hunniku küsimusi mulle. ehk siis okei, teeme veel mõned otsused. ja lasin, et ma ei tea, mõtle ise mingi hea ilus monospace font välja. siis alguses oli mõte, et double clickiga saab reset ida. mingi hetk jõudsime selleni, et tegelikult on väga okei, kui me teeme nagu nii treime nii, et kasutame seda. siin ta nüüd pakub ise ka mingit vastust. et kui ma oleks vajutanud arrow right, siis ma oleks saanud tema vastused talle vastu panna. aga ma otsustasin ikkagi, et ma tahaksin ise veel midagi defineerida. ma saan veel jälle seda faili uuendada. nii, jälle VS Code'is käin, loen üle. ehk siis sellest algselt, mis iganes 10 reast läks asi nagu täpsemaks. okei, tundub nagu mõistlik, et mis tehnoloogias seda võiks teha. kuna ma ise ei kavatse seda koodi kirjutada, siis nagu mõtle ise välja, mis sulle hästi meeldib ja listi mulle erinevad võimalused, nende plussid ja miinused. okei, vaatan selle üle. tema mõte on, et teeme siis Pythonis
ma ütlen okei, teeme ja dokumenteeri see otsus siia PDF failiga ära. nii, lisas selle ilusti siia. nii, nüüd ma läksin plan mode'i ehk siis shift R-iga sa saad valida, et mis mode'is on, et kas sa tahad lihtsalt küsimusi küsida, kas ta küsib su käest alati kinnitusi või plan mode. ja põhimõtteliselt, mis plan mode on siis see, et ta sunnib teda hoolikamalt läbi mõtlema, et kuidas ma nüüd seda lahendama hakkan. ehk siis ta ei hakka sul kohe mingeid faile muutma, vaid ta genereerib sulle ühe markdowni dokumendi, et kuidas ta kavatseb antud probleemi lahendada. ehk siis ma ütlengi, et okei, valisin plan mode'i. ütlen, et vastan veel mõne küsimuse ja et äkki teeme seda mingi faasidena, et alustame sellest, et meil on mingi project setup ja meil kuvatakse lihtsalt üks hello world sinna nii-öelda on top of everything. ehk siis see on nii lihtne asi, et ilmselt OneShot ka töötaks. aga ma üritan natukene, et kuidas ma natuke suuremat asja teeks, ongi see, et ma ei lase sul tervet rakendust üritada one-shot ida, vaid lööme selle faasideks, võib-olla ka issue deks. antud juhul jällegi liiga lihtne, aga võtame faasi kaupa, kõigepealt teeme selle hello world'i. ja ma palusin tal jälle ka küsimusi küsida. nüüd ta küsib mu käest, et kuidas sa seda ehitada tahaks. ehk siis antud juhul sa saad nootega valida, et tema on mingeid variante või saad ise kirjutada mingi variandi. see mingi build by kõlas nagu mõistlikult, valin selle. nüüd ta tegi mulle selle plaani dokumendi ehk siis markdown fail, kõik stepid, mida tema arvab, et oleks mõistlik teha, et seda antud esimese faasi probleemi lahendada. siis ma loen selle üle, vaatan okei, suures plaanis on nagu mõistlik. ehk siis ma oleksin saanud kohe valida, et okei, hakka tegema. aga mul tekkis veel ühe lisaküsimus selle plaani kohta, et üldiselt tundub mõistlik, aga mis see nagu development experience saab olema, et kas ma pean alati mingisuguse X-i ehitama ja siis ma pean seda testima hakkama. et kuidas see nagu kiire arendustsükkel toimuks. selle peale ta siis mõtleb. ja ta pakkus välja, et ei ole, et me saame eraldi Pythonina ka jooksutada seda lihtsalt Python, main Python. okei, loen uuesti üle, uuendas selle plaani vastavalt minu küsimustele ära. okei, ja nüüd ma lasen ta lahti, ehk siis nüüd ta hakkab seda sama plaani, mis me koos põrgatasime, hakkab täitma. kirjutas mingisuguse hunniku faile. kirjutas mulle, kuidas seda jooksutada ka. installime mingeid dependency'd siis Pythoni maailmas. teoorias suudab seda ise ka teha? suudab ise ka teha. et põhimõtteliselt absoluutselt kõike, mida sina saad terminalis teha, saad paluda temal teha. et kuna ma lihtsalt tahtsin näha seda väljundit nagu täpsemalt, siis ma tegingi Python main by ja siis hello world kõige muu peal, ehk siis esimene faas nagu põhimõtteliselt töötab. mulle natuke ei meeldi see, et ta seal napliga kõrgel on, siis ma tegin ta screenshot'i, et selles terminalis saab ka tegelikult pilte lisada. et lihtsalt Ctrl-Alt-V, et ma annan talle pildi kätte, et siis ta ise ka näeb, mille ta nüüd ehitas. ma ütlengi talle, et näeb selline välja, siis mul oli probleem, et ma ei saa sellest Pythoni äpist välja, ehk siis Ctrl-C ei tööta. ta mõtleb selle peale ja ta pakkus mingisuguse, ma pean lihtsalt ära killima selle põhimõtteliselt. et jah, see on nagu annoying, et ma teen sulle mingisuguse shortcut'i, millega exit ida sellest siis. ja et liigutame teksti natuke allapoole ja teeme natukene väiksemaks ka. nii, nüüd ta tegi mingid muudatused. ma jooksutan, ma ei oska Python kirjutada, proovin uuesti. nüüd on väiksem tekst õige koha peal, tundub mõjus, ma saadan talle jälle pildi ka, et näe, nüüd näeb selline välja. aga see shortcut, mis ta tegi, see ei tööta ikkagi, et ma tahaks lihtsalt, et Ctrl-C-ga saaks välja saada. siis ta mõtleb, okei, leidis oma probleemi, parandas ära, proovin uuesti, nüüd saab Ctrl-C-ga ilusti välja ka. nii. siis ma ütlesin talle, et proovime nüüd seda pildimist ka.
nüüd seekord ta jooksutas ise sellesama Python build by käsu ja genereeris ja discount'is ta mulle exe. Ma testin siis seda. Lähen selle tööle, töötab. Nii, väga hea. Nüüd ma ütlengi, et commit'ime change'id, ehk siis ma võin minna ise GitKrakenisse commit ida, aga ma võin talle ka öelda, et commit'i, siis ta mõtleb ise commit message'i välja ja kohe commit ib ka. Ups, tekkis ilusti commit siia. Nii, push in üles. Ehk siis, kui me kasutame repot, siis alati enne, kui ma lasen tal midagi uut teha, ma teen commit'i. Võib-olla ma isegi ei push'i seda commit'i, aga ma vähemalt teen commit'i niimoodi, et kui ta teeb oma muudatused ära, siis mulle meeldib vaadata, mida ta tegi GitKrakeni diff'is. Ehk siis ma ei võta lihtsalt nagu kogu koodi ette, et üritan aru saada, äkki see muutus või see ei muudud. Väga mugav on võtta GitKrakeni diff ette, okei, sa muutsid seda. Siia oli lisaks, et kui sa mingit random asja teed repot üles, tee siis git init ja see on sul see lokaalne, seda commit'ida saad ikka. See on ka ülimõnus. Sama põhjusel, mis kõik tööks. Eriti kui AI kirjutab sulle mingit jama, mida sa isegi ei taha, et ta kirjutab. Üks küsimus, ma segan natuke vähene. Et kas selle, ma alguses, pidin ära käima korra, ei kuulnud algust, et kuulsin seda kohta, et sa planeerid ühesõnaga AI-ga koos seda, kuidas ta kirjutab koodi. Et kas see on nagu by default või sa pead promptima mingi message'i talle? No seal on kahte moodi, esiteks sa saad muidugi promptida ja teiseks on see nii-öelda plan mode. Ehk siis enne kui sa tööle hakkad, palun pane kirja, kuidas sa seda probleemi lahendaksid, siis põrgatad temaga, et kuule, hea plaan, aga ma seda teeksin teistmoodi. Kui sa jõuad plaanini, mis sulle meeldib ja siis ütled, et okei, go, ja siis ta execute'iks oma iseenda plaani. Et selle plan mode'i pluss on see ka, et meil on see konteksti probleem, et plaani alguses ta saab endal konteksti ära kleerida, siis värske konteksti pealt seda planni execute ida. Et sa saad valida ka, et kas sa tahad kleerida või ei taha enne seda. Ma mõtlengi, et sama nagu mul on selline probleem alati, et no näiteks selle Copilot, Git, VS Code Copilot'iga, et ta tahab alati kohe hakata kirjutama asju. Kui sa ei ütle talle, et wow, nagu võtame nüüd tempo maha, planeerime kõigepealt, siis ta alati hakkab kirjutama asju. See on suht annoying. Jah, no kui sa ei ole plan mode'is, siis võib Claude sama teha. Et üks asi, mida mina tihti kasutan, on see, et ma ei tea, ta tegi midagi, siis ma kirjutan midagi ja vahepeal isegi, kui mul on, et ma vastan talle näiteks, et jah, ei, teeme seda nii ja siis 4. punktiks panen, et äkki teeks seda nii ja küsimärk. Siis vahepeal ta ikkagi ignoreerib mu seda küsimärki ja hakkab ikkagi lammutama kohe. Ehk siis alati, kui ma tahan, et ära kindlasti hakka kohe tööle, vaid nagu arutame läbi, siis ma panen oma selle prompti lõppu discuss. Et siis ta ei hakka kunagi lammutama, siis ta alati enne arutab seda uuesti. See on nagu üks äkk, mida mina olen enda jaoks leidnud. Et vahepeal piisab sellest, et su mis iganes 10 vastuses on üks küsimärk, aga vahepeal ei piisa, et siis discuss lõppu, siis ta alati arutab. Nii. See on päris hea proovida. Nii, ühesõnaga commit tehtud, phase 1 complete. Nii, ja järgmise sammuna ma palun tal teha Claude MD faili. Ehk siis Claude MD on hästi oluline fail, mida Claude loeb iga seansi alguses sisse. Ehk siis see on umbes sama nagu readme fail meie projektides. Ja sisu on ka tegelikult täpselt sama, ehk siis sa tahad kirjeldada ära, mis meie projekt on, kuidas see töötab, kuidas seda pildida, kuidas linterit jooksutada, kuidas ma tahan oma koodi formateerida. Ehk siis mu enda projektide Claude failides on alati, ma ei tea, isegi minu taust on olemas, et ma olen sellise taustaga proge ja ma kasutan neid tehnoloogiaid, nii et ta oskab selle järgi tegelikult paremini käituda. Ja mul on olemas seal ka nii-öelda code style'i, mis iganes
5-10 punkti, et ära kasuta mingeid lühidaid muutajanimesid, tee lihtsalt arusaadavat koodi, kasuta pigem rohkem whitespace'i, ma ei tea, pane return'i all ette alati tühi rida, nii edasi. ehk siis iga kord, kui ai või Claude teeb midagi rumalat, siis ma ütlen talle, et ära enam nii tee ja dokumenteeri see Claude MD faili. ehk siis ta ise muudab seda faili ja paneb sinna kirja, et ma ei tea, mulle näiteks siinsamas hiljem kunagi tuleb ka, et peale mingit sammu ta ise commit'ib mul. aga mulle ei meeldi, et ta ise commit'ib, ma tahan alati nagu GitLab'i ise üle vaadata, siis ma ütlen talle, et hei, palun ära commit'i ja pane see Claude MD faili kirja ka. ja siis ta järgmine kord seda lollust ei tee. ehk siis projekti käigus see Claude MD fail niimoodi vaikselt täieneb ja järjest vähem ta hakkab tegema nii-öelda minu mõistes lollusi. ehk siis noh, palju asju saab teha paljusid viise, mul on mingisugused eelistused ja need eelistused tuleb sinna nagu dokumenteerida. aga samas seda faili ei tohi ka liiga suureks ajada, sest et see on asi, mis nagu läheb alati konteksti. palungi, et okei, genereeri see fail, et pane sinna link sellele PRDMD-le ka, kus on siis need nõuded kirjas. ja ma arvasin tehtud. nii, arvutage jälle, lähme edasi. ühesõnaga, palun Claude MD faili teha. ta genereeris mul üks asja. Te näete, et siin on mingisugune text stack kirjas, on project structure kirjas, kuidas jooksutada ja nii edasi, et need kõik ta mõtles ise välja. et sama asja sa saad ka, kui sa teed /init Claude'is. ehk see on üks nendest slash commandidest, mis on built-in. nii, vaatan üle, põhimõtteliselt on nagu mõistlik, et ajas see täieneb. et üks asi, mis ma kohe alustaksin alati panna, on see, et kuidas mulle meeldib koodi kirjutada, ehk siis oma code conventions on asi, mis siin alati võiks lisada minu arust. nii, antud juhul ma siis commit'in ise selle ära. ehk siis pigem nagu commit'i tihti, et sa saad alati revertida. mul oli üks küsimus commit'i pealt vahele, et kui tema commit'ib ja message'i teeb, kas ta saab sinna kirja ka, et tema tegi selle? GitHub saab aru küll, et Priit ja Claude koos tegid. ma ei tea, kuidas, aga Priit, sorry, segan vahele jälle, võib-olla sa räägid sellest. no see käib. kas ta ise genereerib selle Claude MD faili, kus on siis sinu reeglid kirjas? ta ise genereerib, kui ma ütlen talle, et palun genereeri või jooksutan /init command'i. aga noh, tema sellest ei tea midagi, kuidas mulle meeldib koodi formateerida. tema vaatab kirja projekti struktuuri, leiab üles kõik skriptid, mis sul on, paneb kirja, et kui sa tahad, ma ei tea, linterit jooksutada, siis run npm, run lint, nii edasi. eks need asjad ta paneb kirja. aga noh, mida sa ise tahad sinna võib-olla juurde lisada, on see, et ma ei tea, kus mu dokumentatsioon asub või mingi näite, kuidas teha API-t või midagi. ja kui sul on mingi suurem projekt, siis sa saad seda tegelikult ka mitmeks lüüa. ehk siis sa saad talle näiteks öelda, et kui sa hakkad uut API endpoint'i tegema, siis näide, kuidas ühte API endpoint'i teha, on selles failis. ja ta üldiselt peaks olema piisavalt tark, et ta alguses loeb ainult selle esimese faili sisse ja kui ta hakkab API endpoint'i tegema, alles siis tuleb konteksti selle lisafaili ka juurde. ja tegelikult sa saad seda Claude MD faili panna ka erinevatesse kaustadesse. ehk siis kui mul on näiteks monorepo, kus on API ja frontend, siis ma võin API kausta panna eraldi Claude MD ja frontendi, mis siis kirjeldab, kuidas antud juhul API-t või frontendi arendada. ehk siis neid saab nagu mitu olla. aga kas see samamoodi see nagu dokumentatsioonifail töötab ükskõik mis ai mudeliga? töötab küll jah, no universaalsem nimi on talle vist see agent. ma eeldan, et Claude saaks sellega ka hakkama. noh, kuna mina kasutan ühte, siis ma nimetasin teda Claude'iks, aga ma arvan, et ta saaks hakkama, kui see on agent ka või midagi muud. või siis algus ütleb talle, aga ma eeldan, et töötaks. äge.
et proovime. nii, ma lihtsalt andsin talle märku, et okei, ma tegin commit'i, et teeme nüüd plaani järgmise faasi jaoks, et ma ise ka täpselt ei tea, mida peaks järgmiseks tegema, et paku midagi välja jälle discuss'ime. nii tema vaatas, okei, meil on need asjad olemas, äkki teiseks faasiks võiks teha mingi working time ja system tray. siis ma mõtlesin, et okei, ma ei tea, äkki natuke liiga palju, et teeme kõigepealt selle timeri ainult. siis ma talle kordan veel mingi paar nõuet, kuigi tegelikult ei ole vaja, eks ta oleks selle saadud failist ka uuesti ära lugenud. ja küsin mingi küsimuse ka, et kuhu me selle timer text faili võiks panna, kuhu ta seda aega salvestab. nüüd ma jälle panin sinna lõppu selle discussi, et kindlasti küsime, kas te enne kui midagi lammutama hakkate. ja nüüd ta pakkuski mingid variandid, mis nende plussid ja miinused on. tema arvab, et äpi kõrval on nagu parem siukses asjas. okei, mulle tundub mõistlik. võib-olla üks asi, mida te veel siit näete, on see Pipers permissions. ehk siis vaikimisi Claude tahab ka suust kogu aeg küsimusi kirjutada, et küsida, et kas ma tohin seda käsku täita ja seda käsku täita. ja korrektne viis seda teha on niimoodi, et sa ütled talle kas nagu ühe korra jah, või sa ütled talle, et jah, selles projektis võib, mille peale ta ühte koodi kaustas ühte faili peab, kus ta paneb kõik komandid kirja, mida ta siis tohib käivitada. aga mulle enamasti meeldib YOLO moodis, et Pipers permissions ja hääd ütleb nendega. see ei ole asi, mida tegelikult võiks soovitada. RMRF pole veel teinud. ei ole teinud. päris mitmed on rääkinud. seal üks variant on, kui YOLO moodi kardad oma arvuti pärast, et siis Dockeris lahendada seda. siis ta kustutab ainult Dockeri seisukohalt. I like to live dangerously. no see oleneb jah. aga mõni ütles, et Youtuber, et tema tahaks, et tal juhtuks, siis saab content'i. Miks pole juhtunud? ühesõnaga pakkus variandi, okei, selle Exceli kõrval on fail. ja siis tema alguses tahtis lihtsalt sekundit salvestada sinna faili. ma mõtlesin, et noh, ma tahaks võib-olla ise muuta seda, siis ma ei viitsi arutada, mitu sekundit on mitu minutit, et paneme loetavas formaadis. ja nüüd planeerime järgmise faasi, aga nüüd ta vahepeal küsis mu käest lisaküsimuse. et võib-olla seesama asi, mis Benzo, sina ütlesid, et ta tahab sulle alati lammutama minna. et minul on mitmes Claude failis kirjas rida, et when in doubt always ask for clarifications. ehk siis seesama õpetus, et ära tee mingeid eeldusi, et ma ei tea, äkki nii saab, on ju, aga alati, kui ta ei ole kindel, et ta küsiks mu käest küsimusi. et see on ka minu jaoks seda nii-öelda paremaks teinud, et ta teeb ise vähem otsuseid, kui ta ei ole päris kindel, siis ta küsib mu käest. et antud juhul ka ma ütlesin talle, et hakkab tegelikult planeerima, aga ta ise küsis mu käest küsimusi. et siin tal oli mure, et ma ei tea, kui on üle 24 tunni, et kuidas sa siis seda salvestad. noh, väga õige point, ma ei mõelnud selle peale, et okei, paneme siis sellega kirja. ja kasuta sama formaati nagu kuvades. siis ma vastan talle veel paar küsimust. nii, nüüd ta tegi ja nüüd ta kohe implementeeris ära, ehk siis ma unustasin teda sellesse plan mode'i panna. ehk siis selle asemel, et ta vahepeal plaani oleks teinud, mida ma oleks saanud üle vaadata, nüüd ta kohe tegi selle ära, kuna ma ei läinud sinna plan mode'i. et sihuke väiksemateks asjadeks on väga okei, et ma tahan seda muuta ja seda muuta, aga kui ma tahan mingit suuremat featuuri teha, siis mulle üldiselt meeldib ikkagi läbi plan mode'i minna. et siis ma saan üle vaadata enne, kui ta lammutama hakkab. mõned asjad teevad plan mode'i, teevad selle to-do listi ka nii-öelda. et sa võid nagu teoorias teha plaani terve rakenduse jaoks ja siis öelda, et ju tee sealt step 1 või step 2, et siis parem muidugi, mida see teeb täpselt, kui suur või väike see on. saab ka nii, et ma olen ise ka midagi sellist kasutanud. Connected to mobile device. mobiilist õige. nii, Benzo, sa ikka kuuled mind või? Jah, siin kuulan. ma ei tea, Jabra ühendas mingi telefoni külge, aga väga hästi. nii, ja nüüd ma testin siis, panin Pythoniga selle käima, panen uuesti käima, vaatan, okei, hakkas nullist, siis mäletan, me leppisime kokku, et iga 10 sekundiga salvestab. nüüd ma lasen talle üle 10 sekundi, panen uuesti käima, okei, nüüd hakkab 10 sekundist käima, siis tegelikult nagu restore töötab.
ma kurdan, et okei, tegelikult see faili salastamine on ju suht odav, et savi, et teeme iga sekund. Okei, muutis, testin jälle, nii nüüd jääb alati sekundi pealt alles. Katsetan seda ka, et ma ei tea, muudaks aega. Nii, see ka töötab. Panen siia mitu päeva ka. Katsetan uuesti, töötab. Äge. Nii. Ma ütlen, et okei, commitime need muudatused ära. Nii, ma alustasin uut sessiooni. Et alati, kui sa mingit suht nagu uut asja hakkad tegema, kus sellest kontekstist, mis tal on, ei ole kasu, siis pigem on kaval kontekst tühjaks teha, /clear teeb seda. Ehk siis mida rohkem see kontekst täis on, seda kehvemini ta kõike seal kontekstis mäletab. Ehk siis kui kasutatud konteksti ei ole seal mõtet hoida, et siis pigem ta tühjaks. Ja nüüd ma ütlen talle, et okei, et planeerime nüüd, kuidas me selle system tray teeks, et seekord ma olen nüüd jälle plan moodis ka. Et jällegi vaata seda PRDMD-d. Mida ta ilmselt juba teab ise ka tegast. Nii, nüüd ta tegi mulle plaani. Et see terminal, mida ma kasutan, on Warp. Et see Warp oskab ise neid Markdowni faile ka siin kohe kõrvale vaada. Et vaikimisi ta salvestab selle kuhugi veidrasse kohta, mingi veidra faili nimega. Aga kui sa tahad, siis sa võid talle öelda, et okei, teeme plaani, aga salvesta see plaan näiteks plan/systemtray.md või midagi. Eks kui sa tahad selle enda projekti salvestada, siis sa võid seda ka teha, aga vaikimisi ta salvestab seda kuhugi enda mingisse kausta. Eks kuna see ei ole üldiselt asi, mida sa tahad reposse panna, siis minu jaoks on see nagu fine olnud, aga kui tahad, võid öelda ka talle, kuhu sa seda plaani tahad. Et ma eeldan, et Claude MD-s võib ka kirjutada, et ma tahan alati branch kausta näiteks. Nii, tegime mingi plaani, tutvun sellega. Tundub nagu üldiselt mõistlik. Et minu soovitus on, et päriselt loe ka seda plaani. Et sa võid seda kasutada sellena ka, et ta nii-öelda rohkem mõtleks, aga tast on rohkem kasu, kui sa ikkagi päriselt süvened ka sinna plaani. Okei, tundub hea. Ütlesin talle, et lase kontekst õhku ja hakka seda execute ima. Kirjutab nüüd koodi. Tal läheb mingisugune aeg selleks, ma kasutan seda aega selleks, et ma loen, mis ta siin vahepeal teinud on. Ja ajalahest tekib mingeid asju juurde ka tavaliselt, kui ta ehitab. Ja jällegi, mis sa veel selles Claude MD failis saad öelda, et alati, kui sa midagi teed, kirjuta sellele asjale testid ka. Alati, kui sa mingi taski lõpetad, siis palun jooksuta npm run build ja vaata, et see asi töötaks. Alati, kui lõpetad, siis jooksuta linterit ja prettieri, nagu kõik sellised reeglid kirja panna. Ja vaata, kui ta mingi asja ära teeb, siis ta automaatselt kontrollib, et see asi buildib, testid jooksevad, linter jookseb, formatib prettieriga või koodi ära. Kõik sellised reeglid saab nagu Claude MD-sse panna. Ja sa ei pea iga kord hakkama seda kordama talle. Nii, siis ma testin jälle. Nii, siis ma siin olin mures, et selle tray iconi nimi on Python. Et oleks nagu tore, kui tal mingisugune parem nimi oleks. Nii, et ma annan talle screenshoti sellest ja kirjeldan, mis mu mure on. Ja siis ma ütlen talle, et tee mingi muudatus ka, et stopi asemel kasuta pausi. Tegi selle ära. Ja tegelikult ta mulle vastas ka, et selle et siin on uuesti, et oota, siin nimi on ikka see, et ta omast nagu midagi muutis. Ma kuuldan uuesti ja annan talle uue pildi, et ikka on Python. Siis ta ütleb mulle, et sa oled ise loll, et kuna me jookstame seda Python X-ega, mitte läbi X-e, siis ta nimi ongi Python. Okei, make sense. Et siis ma proovin seda pilditud versiooni. Ja teen päriselt X-e ja nüüd ta reaalselt tekkis siia mõistliku nimega seda screenlimer.exe. Okei, nüüd on siin all ilusti olemas ka, testin. Toimib. Väga tore. Nii, lasen tal jälle commit'i teha. Nüüd ma palun tal teha iseenda koodile code review.
eks noh, kuna see on 101, siis ma võib-olla advanced imasse asjadesse ei lähe, aga ma olen teinud ka mingeid skill'e, mis võtavad GitHubi repost issue'sid, ma saan öelda, et palun lahenda ära issue 32 ja selle sees kirjeldan ära, et alati, kui sa midagi lõpetad, et siis tee iseenda koodile kohe code review ka. Ehk siis sa saad automaatselt panna teda nii-öelda mõtlema selle peale, mida ta tegi ja mis seda võib-olla saab paremini teha. Et ta saab ise joostada git-diff'i, vaadata, mis asju ta muutis, mõelda selle peale, et okei, võib-olla seda saaks paremini teha ja neid muudatusi teha. Et antud juhul ma lihtsalt ütlen talle nii-öelda eraldi promptis seda. Nüüd ta leidis mingi hunniku probleeme, potentsiaalseid ja küsimusi. Nüüd igale sellele punktile, mis ta leidis, ma siis ütlen talle, et savi või teeme korda või fail silently, mis iganes asjad. Ehk siis ma olen leidnud, et see on päris hea samm, et teed mingi asja ära, okei, ole mees ja vaatame oma koodi üle ka ja otsi sellest potentsiaalset probleeme, tõrgatame, fiksime. Ehk siis ma ei tee seda mingi eraldi code review step'ina, aga ma teengi selle arenduse step'ina, et lasen tal code review'e teha. Mina lasen tal seda code review'd hästi palju teha poolte sammude pealt ka, et seda võib ükskõik mis hetk kasutada. Seda võib ükskõik mis hetk kasutada. Ja siis, kui ei oled ära teinud, siis lased uuesti review teha ja uuesti. Samamoodi itereerida. Jah, see on päris hea. Pilt on ära. Pilt on kui ära. Jah, kui ei näe mu hiirt pelikus või? muuta. Sest kui sa ütlesid, et see lokaalselt jooksutud pilt on kuskil. Okei, no panen uuesti seerima, ma ei tea, mis ta mõttes. Ei tea, miks ma 2 ekraani seal jooks. Nüüd näed või? Nüüd näed, jah. Nii, mingi main Pythoni koodi peaks nägema, jah? Jep. Okay. Nii, siis ma lasen tal exe ka teha, katsetan seda ka. Ehk siis põhimõtteliselt, mis mina olen leidnud, on see, et meie kui arendaja roll on põhimõtteliselt vastupidiseks läinud. Kuidas me harjunud oleme töötama, on see, et keegi mõtleb välja, mis on vaja teha, siis ta paneb seda kuhugi meile Jira ticketisse kirja, siis meie võtame selle Jira ticketi ja hakkame seda progema kõvasti. Ja siis ma ei tea, võib-olla anname testijale üle, et vaata, et see asi nüüd töötab. Ja selles loos põhimõtteliselt on kogu see asi vastupidi, ehk siis meie põhiline roll saab olema tegelikult analüütik. Meie asi on see nii hästi kirja panna, et AI sellega hakkama saaks ja siis me peame olema code reviewer ja testija. Ehk siis vaatame, et see asi siis nii töötab ja seda nagu ühendada. Ehk siis hoopis teine roll, kui me nagu harjunud olema. Nüüd see roll, et võtame Jirast ticketi ja execute ima, et seda hakkab nagu hoopis AI tegema. Testisin, siis nüüd ma kurdan, et vahepeal ma sain siukse update'i, et mingi sekundi vahel, et ta näitas mulle 10, 11, 13. Ehk siis kuna ta jookstas seda iga sekund, siis vahepeal mingi sekund sai vahele jääda, siis ta võttes okei, noh, nüüd ma tahan natuke tihedamini, siis jälle testin. Ja siukest anomaalit ei ole. Ilusti restore ib. Tundub hea. Ja nüüd ma palun talle, et palun kommenteeri kood ära ka, et kõik, mis ei ole nagu triviaalne, see oleks kommenteeritud. Et jällegi, kui ma oleks selle kirjutanud sama asja oma Claude MD-sse, siis ta oleks algusest peale kirjutanud kommentaaridega koodi. Eks väga hästi töötab, et ma tahan, ma ei tea, mis iganes stiilis kommenteerimist ja ma võin talle ühe mingisuguse Markdowni faili veel ette anda, kus on mingisugune näide minu arust heast koodist, siis ta oskab seda tegelikult väga hästi follow ida. No, mis tihemini need koristanud kommentaarid olemas sellest, kui seti saab idustada. No, kuidas kellelegi meeldib, jah. Nii, nüüd vahepeal läks natuke mööda, aga ühesõnaga,
kuna ma nagunii selle GitHubi avaliku repona tegin, siis ma mõtlesin, et ma ei tea, äkki kellelgi on veel sellest kasu. Ja ma palusin tal teha nii-öelda avaliku repo jaoks readme markdown faili, mida repo siis kuvab. Mis ta genereeris mulle siukse faili. Siis ma võtan markdown preview, siis ma vaatan, et okei, siin oli mingisugune layout issue üleval ja muudan mingid paar tekstikest võib-olla ära. Kes need pildid tegi? Ise tegin. Aga kindlasti on olemas MCP server, mis ka ise pilti ka teha. Ehk siis õrnalt tuunisin seda. Nüüd lasen tal ära commit'ida. Nii, siis järgmiseks ma tahaks teha release pildi ka, ehk siis saaks nii-öelda exe faili share ida GitHubis ja küsin, et kuidas me seda võiks teha. Siis ta pakub paar varianti, et GitHub Actions oleks kõige parem, siis ma ütlen okei, mõistlik, tee mulle GitHubi workflow. Siis ta genereerib mulle ise workflow, tegi commit'i ka kohe. See ongi see koht, kus esiteks ma ütlen talle, et see, kuidas seda release faili teha, et palun dokumenteeri see sinna CloudMD faili ka ära. Ja ta lisas need sinna. Ja nüüd ma kurdangi, et palun ära auto commit'i. Ehk siis me oleme kokku leppinud, et commit'i ma palun, et ainult siis tee seda ja dokumenteeri see ka CloudMD faili ära. Ehk siis järgmine kord enam sama lollust ei tee. Nii, lisas, väga hea. Tegin see commit'i. Ja nüüd ma palun tal siis selle V1 tag'i teha, et seda workflow'd testida. Sellest vaatasid, sa kogu aeg käisid tal commit'i peal ja reaalselt. No jah. Nii. Nüüd ta tegi tag'i ja commit'i, selle peale läks automaatselt see workflow käima, mille ta tegi. Workflow ka läbi lugesid? Ei. Aga release'i tegemine ebaõnnestus. Ma absoluutselt ei viitsinud süveneda, miks ma tegin sellest screenshot'i ja viskasin talle ette, et tee korda oma jama. Nii ta vaatas, okei, 403 error, pole permission'id, lisas vajalikud permission'id juurde. Ja pakub, et ma võin teha su vana tag'i õhku, lasta uue tag'i teha, et saab uuesti testida. Ma ütlen, lase käia. Lasi vana tag'i õhku, tegi uue. Nii workflow läks uuesti käima. Seekord läheb kõik hästi tehtud. Ja nüüd lähme release'ide alla ja mul on just exe ka olemas. Ja siis ma testin seda. Ja täitsa töötab. Ehk siis põhimõtteliselt on töötav asi. Avalikus GitHubi repos, action'id töötavad, väga mõnus. Nüüd järgmise sammuna, mis ma proovisin teha, on, et see näide tegelikult on natuke liiga lihtne selle workflow jaoks, mis ma tegin, et ma ei tea, jagame faasideks ja hullult analüüsime, et ma proovisin, et kas ta suudaks selle one-shot'ide ka. Aga ta tegi mõned vead, ehk siis nagu one-shot'iga kohe ei töötanud. Siis ma läksin tagasi oma sinna algsesse reposse ja ma küsisin, et mis minu algses selles PRDMD failis oli puudu, mida me lõpuks implementeerisime, et mis oleks aidanud sul seda paremini ehitada. Ja mõtles natukene, siis ma lasin tal selle PRD faili nende muudatustega ära uuendada. Ja siis ma katsetasin uuesti. Ehk siis miks esimesel korral ebaõnnestus, oli mitte see, et AI on loll, aga mina olin loll ja ma ei suutnud talle piisavalt täpselt selgeks teha, mida vaja teha. Nüüd uuendas selle faili, pani sinna mõned täpsustused juurde. Ja siis ma kopeerisin selle täiesti uude projekti, täiesti uus sessioon, ta ei tea midagi sellest vanast koodist. Ja ma panin taimeri käima ära, et saad vaadata kaua aega läheb. Ja mul ei ole CloudMD faili siin, mul ei ole siin mitte midagi, ainuke asi, mis ma talle ütlen, on, et implement äpp. Nii, taimer käib.
nii, minutiga on meil main Python olemas. Ei ole ka, aga ma lihtsalt kirjutasin ette selle. Teed. Nii, minuti ja 35-ga oli olemas. Panen käima, tekkis, töötab. Ehk siis katsetan kas restore ib aega, katsetan neid erinevaid funktsionaalsusi, mis meil on. Nii, siis katsetan ka seda pildimise süsteemi. Katsetan, kas pilditud versioon ka töötab. Ja töötab. Põhimõtteliselt ma lihtsalt testisin kõik asjad ära, mida ta peaks tegema. Ja vähem kui 4 minutiga, kui on piisavalt täpne kirjeldus olemas, ta tegi selle nullist testitud asja, mis pildid kõik asjad töötavad. Päris vaidkult ka. Nii, aga minu poolt on kõik. Küsimused on oodatud. Ben, sa kui pilt veerandab, siis need on võetud. Mu pilt on juba hangunud siin tükk aega. Ja sul on kiire tekst seal. Kaua see esimene ots sul siis aega võttis? Et sa said sinnamaale, et okei, kuule, mis sa saaks järgkord teha paremini, täiendus oma dokid ära ja okei, et nüüd on kõik kuni selleni, et sa selle taimeri käima panid ja 4 minutiga kõik juhtus. Mis esimene põrgatamine aega võttis ja kaua see kõik kokku läks? Sa mõtled selle algse versiooni dokumendi tegemine? Jah. Kui pikk video oli, jah? No mul oli taimerit, ma ei saanud näidata. Sa ju screen recordisid kõik, jah? No jaa, aga jupi kaupa. Ma ei tea, dokumenti 20 minutit võib-olla. Aga noh, mõnes teises projektis, mis ma tegin terve päev seda. Ehk siis esimene analüüsifaas on nagu väga oluline ja ta suudab sellega väga hästi aidata. Kuidas mina tegin mingit uut projekti, mida ma olen siin alustamas, on see, et ma tegin mingisuguse drafti kõiksugusest funktsionaalsest, mida ma tahan ehitada. Ja siis hakkasin temaga seda nii-öelda parandama. Aga jällegi ma ei lasknud tal, ma ise kirjutasin mis iganes 300-400 rida markdowni nagu kõik enda peast ära, mis mul oli. Et lihtne variant oleks see, et okei, ma ei tea, kirjutasin ilusamaks, aga siis ta nagu one-shotib sulle mingi väga palju otsuseid sinna kokku. Kuidas ma siis itereerisin seda on see, et okei, võtame ühe sektsiooni kaupa. Et iga sektsiooni kohta mõtle välja, mis on kasutaja nii-öelda mured ja küsimused, mida see sektsioon peaks lahendama. Ja kuidas see loodav lahendus seda nagu lahendaks, eks ikka first principles. Ja siis paku välja nii-öelda parandused. Siis ta tegi mulle sinna faili ainult sellele ühele sektsioonile muudatused. Ma vaatasin selle jällegi GitKrakenis üle, põrgatasin temaga edasi-tagasi. Ja siis ütlesin, okei, võtame järgmise. Ja siis niimoodi sektsiooni kaupa ehitasin selle requirementside või dokumendi valmis. Ehk siis mida rohkem sa saad tal lasta mõelda nagu ühe väikse asja peale, selle asemel, et tee mingi hästi suur asi korraga, seda rohkem sa saad nii-öelda põrgatada, seda vähem ta teeb ise mingeid eeldusi. Selle parema tulemuse nagu minu arust saab. Ja kuna see oli siuke 101, siis ma ei hakanud teile mingeid MCP-sid või skill'e rääkima. Et ma olen ise ka mõned skill'id teinud. Et ma tegin näiteks skill'i, mis võtab siukse suurema requirementside dokumendi ette. Okei, võib-olla korra räägime see skill ka on. Ehk siis sul on Claude'is slash command'id, mis on see, et sa saad defineerida, et kui ma kirjutan näiteks slash commit and push või mis iganes, siis sa kirjutad markdown faili, et ma soovin, et sa teed, ma ei tea, commit message'i mingitele reeglitele vastavalt ja push'id üles või mis iganes
nii-öelda tegevus, mida sa teed korduvalt, mida sa ei taha iga kord uuesti sisse trükkida, et lihtsalt nii-öelda mingi õpetus, kuidas midagi teha, nii et sa ei pea ennast kordama. Skill on põhimõtteliselt sama asi, aga ta on nii-öelda suurem. Ehk siis skill on jaotatud mitmeks osaks, et sul on mingisugune header seal, slash komandid on tegelikult sama, mis on nii-öelda alati kontekstis olemas, et mis skill'iga tegu on ja mis selle kirjeldus on ja millal seda kasutada. Et slash komande sa pead ise välja kutsuma, skill'e ta oskab ise ka välja kutsuda vastavalt kontekstile. Ja siis skill saab olla veel jaotatud eraldi osadeks, ehk siis ta kirjeldab ära, et me ei tea, kui sulle teed PowerPointi presentatsiooni, siis teha seda, siis need on kirjeldatud veel eraldi kuskil Marktoni failides. Ehk siis Vikings tuleb ainult selle headeri sisse või tuleb selle skill'i sisse, kui vaja on, siis kui ta mingeid kindlaid ülesandeid selle skill'is teeb, siis ta võib veel mingeid lisaasju sisse lugeda. Ehk siis suht sama nagu slash command, aga ta oskab seda kontekstist ise järeldada ja sa saad seda jaotada eraldi osadeks, mida vastavalt vajadustele sisse laetakse, et mitte oma konteksti riustida. Ma ei tea, midagi sellist. Just inimesed jagavad ka neid. Ja neid saab jagada ka, need on vist Marktoni failidest reposse panna ja. Mingi veebilehel oli ka vist, kus inimesed. GitHubi repod. Seda saab paari käest küsida, kus need asub. Neid on igasuguseid olemas ka, et mõni, mis mina olen näiteks kirjutanud, on skill, mis võtab selle requirements'i dokumendi ette ja lööb selle juppideks taskideks. Ehk siis kuidas ma kogu seda, mis iganes hunnikut, kreatuure ja asju implementeerin. Ja et iga taski kohta ma annan sulle näide ka, et kirjuta mingisugune nimikirjeldus, anna talle mingi tüübiga nimi, et seal mingi API 001 või UI 002 ja et seal on mingi probleemi kirjeldus ja nii-öelda alasammud, ehk siis ta teeb nagu checkboxidega, mida selle seest vaja teha on ja mis on nii-öelda acceptance kriteeria. Siis annan mingisuguse template'i talle ette, mis ta võtab suure selle requirements'i dokumendi ja genereerib selle kohta terve hunniku nii-öelda suht nagu Jira taaska. Ja siis ma kasutasin GitHubi MCP serverit ja lasin tal sünkida kogu selle genereeritud task'id automaatselt GitHubi. Niimoodi, et mul on GitHubis kõik need issue'd olemas, mis nende nõuete pealt tekkisid. Ja siis ma tegin veel mingisuguse slash command'i, et solve issue ja saad sinna sisse anda kas siis mingi osa sellest issue nimest või issue numbri. Siis ta MCP kaudu tõmbab selle sama issue teksti sinna alla, lahendab selle probleemi, seal on ka kirjas need, et review oma koodi ja nii edasi ja jooksta teste ja nii edasi. Ja siis iga kord, kui ta sealt mingi alamtask ära lahendab, siis seal issue's on mul need checkbox'id, et mida selle issue's vaja teha on. Siis ta neid automaatselt tikib seal, teeb lõpuks ära ja paneb issue done'i või kuidas sa kokku lepid, mina leppisin kokku, et ma võin ise ära vaata. Aga nagu päris fancy'd asju saab teha. Kus piirangud ette tulevad, kust maalt enam hakkama ei saa? Ma ei tea. Ma arvan, et väga palju on kirja või selle taga kinni, kuidas sa seda nagu kasutad, et teoorist ise on väga võimas, aga ta oskab teha neid asju, kuidas sa oskad talle selgeks teha. Kui palju sul neid token'id jääb selle 100 eurole kuus, oled juba jooksnud? Kuidas sellega võib paugutada päeva aega? Et seda ma ei ole suutnud täis ajada. Ma korra pidin ära käima, aga ma lahkusin vist siis, kui sa rääkisid ühest uuest projektist, kus sai kirjutatud 300 rida sisse ja sa hakkasid põrgetama. Ma ei tea, kuhu sa vahepeal selle jutuni jõudsid, aga ma Eestist tean, et sa jõudsid 2600 jutuni, 2600 reani. Kas lasid selle koodimisse ka? Ei, ma ei ole sinna jõudnud. Aga jah, nagu väga ägedalt ta tegi mulle konkurentide analüüside asjad, jookstas eraldi agentides, mul on see konkurentide list, andis saab agentidele ette, iga agent käis eraldi ja uuris kõik selle konkurendi kohta ära. Siis ma palusin talle, et okei, et mida need konkurendid hästi alasti teevad, mis need asjad on, mida ma saaks nagu õppida. Siis mõtles selle välja ja ma palusin talle, et okei, selle järgi, mis me nüüd õppisime, need konkurentid, et võta see minu 2600
analüüsi, kuigi mul enam ei olnud 2600, vaid ma lasin tal mingis varasemas sammus selle ühe faili võtta ja eraldi failideks lahti lüüa. Eks ta tegi loogilised failid, mis on kõik omavahel kokku lingitud ja kasutan lokaalselt Obsidiani nende Markdown failide lugemiseks, haldamiseks, et väga hästi saada omavahel linkida ja nii edasi. Siis palusin talle, et okei, et kõik, mis need konkurendid õppisid, et käi kogu meie praegune analüüs üle ja lisa õpitu järgi sinna, mida me saaks paremini teha. Mõtles 10 minutit, tegi jumala ägeda nagu asja, nagu mitte ainult koodimiseks, aga ikka fucking võimas. See, kuidas võib nagu shippida ja ma olen seda ainult nädalaga kasutanud, et nagu ma arvan, et meie maailm ei ole enam kunagi sama. Õppige analüütikuks ja testijaks nüüd. Kõik ma korraks pidin ära käima, võib-olla sa juba mainisid, aga kas oled katsetanud ja testinud, et on mingi võimalik enda nagu profiil teha IA jaoks, et mulle meeldib selline kood, mingid reeglid ja siis kasutad seda igas projektis? Jaa, see sama CloudMD fail, minu CloudMD failis on ka kirjas, kes ma olen ja mis taust mul on ja mis tehnoloogiaid ma kasutan ja nii edasi ja mul on kirjas täpselt, kuidas ma tahan, et mu koodid formateeritakse. Ma tahan nende asjade vahele tühja ruumi, ma tahan pigem pikki kirjeldavaid faili nimesid, ära tee midagi kavalat, lihtne, arusaadav, loetav, kõik siuksed reeglid. Et sa saad seda panna projekti ja minu arust üks CloudMD fail asub sinu arvuti user'i kaustas ka vist. Sinna vist saab veel mingit geneerikumaid asju panna, aga ma ei ole ise proovinud. Pigem nagu projektipõhiselt. Aga see on nagu töötab väga hästi ja väga oluline. Et iga kord, kui ta mingit lollust teeb, siis lase tal ütleb ära enam tee ja dokumenteeri see CloudMD faili ka. Minu näide on Claude, ehk siis ma ei ütle, et Claude on tingimata maailma ägedam asi, on mingid arendajad, kes ütlevad, et Codex AI on sama äge kui mitte ägedam, ma ise ei ole proovinud. Aga teoorias nad kõik teevad suht sarnaselt neid asju, et kõik need plannavad asjad, mis peaks olema teistel ka olemas, et praegu on ilmselt 3 suurt ongi Claude, Codex ja Google'i see kuradi Gemini. Ma ütleks, et nime poolest on Google suur, aga pigem ikka teistel alla. Ma ise kasutan VS Code'i ja läbi VS Code'i ma kasutan seda Claude'i mudelit. Kõik, mis sa praegu kirjeldasid, mulle tundub ka VS Code'is sama. Selle tuleb arvestada seda mudel versus mille kaudu mudel kasutad. Et sinul oli jah siin praegu seal terminal ees, aga mul on tab kõrval paneelis. No ma tean, ma olen ka seda kasutanud, aga minu arust terminal on kuidagi võimsam. Aga võid äkki selle mudeli iteratsioonid on vahel? Võib-olla see VS Code'i oma, ma tean, et sa vist eile alles kasutasin mõni Claude 4.5. Jah, 4.5. See on Opus 4.5. Opus on see, mida mina kasutan, jah. On see kõige parem? Seal on Opus ja Sonnet ja Haiku ka teagas, mida ma ei ole proovinud isegi, aga mingid lihtsad asju ma vahepeal nagu tegin Sonnetiga, eriti siis, kui mul see limiidi probleem oli kogu aeg. Aga nüüd, kui ma selle Max paketi võtsin, siis ma lasen kõike suht Opusega, et see ajavahe ei ole nii suur ja ta teeb ikkagi nii paremat tööd. Minul just on Haiku ja Sonnet ta ise valib automaatselt. Opus on see, kus kulgen. Aga jah, igatahes ilmselt on veel palju õppida, aga ikka väga võimekas. Eelmine kevad tegi äkki Immu meile ühe ülevaate, siis ma ütlesin, et noh, lihtsamateks asjadeks töötab. Täna ei ole veel piire leidnud, töötab lihtsamate projektide puhul full scale. Kus ma aasta pärast olema? Torumehed.
piirang, kuidas sa oskad seda nagu kasutada. mul on tunne, et ta on veits see teema, et nagu Priit ütles, et lugejal on analüütikuid vaja. aga siis aasta pärast pole analüütikuid ka vaja. sa küsid kliendilt õigeid küsimusi. praegu HR kasutab seda, HR on ära asendatud osaliselt juba õige. no võimalik jah. noh, selles projektis, kus ma teda nüüd keerukamas projektis kasutasin, seal ma selles mõttes ei olnud, et kõik koodid, mis ta kirjutas, ma alati vaatasin üle ja kurtsin, kui ma ei ole rahul. väga harva läksin ise midagi muutma. et ta nagu töötavat asja suudab väga hea tõenäosusega kirjutada. aga see, et ta on täpselt selline, nagu mina tahan, et selleks nagu on natukene põrgatamist ja mingeid lisareegleid, aga et noh, ma siukest suurt projekti päris niimoodi koodi lugemata võib-olla ei jooks, aga selles mõttes koodi mõistmine ikkagi on vähemalt praegu minu arust abiks. jah, ja kogemus ka, et ma olen ka siin mingi 2 nädalat vist A-hillas nüüd kirjutades, kui ei oska töötada, kui ei oska. aga mingi strateegia tasemel ka asju. pidin kirjutama skripti, genereerib ühesõnaga mingisuguse dokumenti, siuke skript. Failid sisse, ta genereerib sellist mingid YAML-failid. aga seda ta peab lõpuks, noh kõigepealt ta peab teadma, kus need YAML-failid asuvad ja mida sealt genereerida. ja ta peab seda tegema üldse lõpuks mingis CI-s. et mitte ei jooksuta lokaalselt, aga jooksutad kuskil kaugel arvutis. midagi tuksi läheb, siis on nii raske bugida. tema kui kirjutab, et ta otsib automaatselt siit failid üles ja siis just hiljuti nagu genereerima. lasin AI genereerida mingi koodi